Tere tulemast tagasi Maiki TV-le ja täna me teeme midagi, mida pole varem teinud. Me reastame praegused ja endised UFC püstivõitlejad siis tabelisse nende oskuste põhjal või kes meeldib mulle kõige rohkem ja kes mulle nii väga ei meeldi just oma püstivõitluse poolest. Nii et alustame. Punane siis ülemine tabeli osa on nagu super mega head vennad ja alumine on siis nii-öelda minu arvates kõige madalama või siukse lahjema püstivõitlusega. Esimene mees, Israel Adesanya muidugi, endine kloori võitleja, endine tugev kickboksija, kes oli väga võimas, fightis ka klooris, siis middleweight kaalu tiitli peale, kaotas küll Jason Wilnise vastu, aga minu arvates võitis, peale seda mees ütles, et aitab, ta ei taha enam väikse raha eest võistelda ja tegi ümber lülitus MMA peale. See mees on üks põhjus, või tema näitas see tee ette, kuidas siis püstivõitlejad saavad väga hästi siis minna üle MMA-sse, nii et ta on minu suur eeskuju just oma võitlustiili poolest, mitte nii palju, mis ta väljaspool puuri teeb, sest et ma oma küüsi päris värvima ei hakka, aga fighter on ta väga võimas, nii et ilmselgelt tema on minu suur eeskuju fighterina, läheb muidugi punasesse, ehk super hea. Ja Adesanya muidugi nagu stiililt ka võib-olla kõige rohkem nagu sarnane mulle, kui ma vaatan teisi UFC fightereid. Nüüd praegune siis UFC middleweight champion Tristan Duplessis. No, ma ei tea, kas ta peaks olema siin tabelis, aga ta on lihtsalt nii naljaka stiiliga, kui võtame ainult püstivõitlus, siis tegelikult mees on Vako kickboxingu maailma meister. Aga kui vaadata püstivõitlus, siis täpselt siuke tunne, nagu vend oleks paar õlle ära joonud ja läks fightima, nii et ta läheb kõige madalamast tabeli osasse minu jaoks. Järgmine siis Jorge Gamebred Masvidal, tuntud või sai oma tuntuse siis tegelikult sellest, et ta fightis siis backyardis, ehk siis kellegi hoovis põhimõtteliselt tegid fight'e ja sealt ta sai oma tuntuse, nii mees on täis fighter, mis fighter olla saab ja tuligi siis nendest tagahoovi fight'ide pealt, ta tuligi põhimõtteliselt MMA-sse, hakkas profisporti tegema ja kindlasti üks äge asi oli see, kui ta UFC Londonil või oli UFC Inglis, ma ei mäleta täpselt, mis üritus oli, võistles, lõi Darren Tilli nokki ja siis pärast backstage'is tõmbas veel Leon Edwardsile ka paar kombot sisse, nii et mees on fighter, mis fighter ja muidugi kõige legendaarsem on tema poolt see hüppega põlve knockout Ben Askreni vastu mingi esimese 3 sekundiga, nii et aga oma oskuste poolest ja siukse nagu skilli poolest no paneme ta siia C-sse praegu, ta päris trisses ei ole, aga ta midagi väga vapustat minu jaoks pole. Järgmine siis Alexander the Great Volkanovski, üks parimaid, kes featherweight'is kunagi olnud on. Ta on siuke, kui ma selle listi hakkasin kokku panema, siis ma mõtlesin kohe Volkanovski peale, mõtlesin, et ma jätan ta siia või mitte. Aga see on siuke asi, et ta on väga universaalne MMA võitleja, aga samas ta suudab kõigiga teha väga hästi püsti ja tegelikult ta ju on tulnud Tiger Muay Thais Taimaalt ja seal ta madistas kõigi heade vendadega samamoodi pidevalt trenni koos Adesanya ja teiste heade püstivõitlejatega, alati seisab enda ära, nii et no anname siuksele featherweight code'ile, anname siukse keskmise tabeli koha. Ja üleüldine greatest of all time, Johnny Bones Jones. No Jones oma atleetlikkuse ja oskuste poolest ilmselgelt parim, keda me kunagi näinud oleme. Väljaspool puuri, kohutav, kõik need steroidi teemad, autoavariid, naise peksmised, kõik muu, jõhker, millega ta tegeleb väljaspool puuri. Dana White on isegi öelnud, et kõige raskem osa ongi John Jonesi puuri saada, kui tema puuris on, siis on kõik väga hästi, nii et aga no Jones selles mõttes ikkagi, kui mees tuli UFC-st noore 20-aastasena, 23-aastasena, see oli jõhker, mis ta tegi. Ta lõi spinning, küünnukkidega vendasin magama, hüppas põlvega pähe igati pidi. Ja Jonesi puhul üks asi, mis on nagu väga muljet avaldav, on see, et ükskõik kuhu või vastane, kui vastane on hea püstivõitleja, siis Jones tahab alati püstivõitlusest ja vastast purustada. Kui vastane on hea maadleja, siis Jones läheb maha. See näitab tema nagu oskust ja täiuslikku MMA mängu. Jones oma oskuste poolest kindlasti, no paneme ta paris, ta ei ole sellise püstivõistluse taustaga nagu Adesanya, nii et paneme ta praegu siia
A, mis on päris heal kohal. Praegu juba igasse tulpale on midagi saanud, aga vaatame, kas see on ka meie lõplik, saame alati muuta. Järgmine, Steven Wonderboy Thompson, mees on 42, nickname on ikka Wonderboy, võib-olla peaks natuke muutma, enam päris poiss ei ole, aga Wonderboy on siis endine kickboksija, siis kickboksil on ka vahe, Adesanya tegi Glooris, kickboksi, mis tehakse praegu igal pool, või noh, ja Wonderboy tegi siis seda kickboksi, kus võideldakse pikkade pükstega ja võib ainult lüüa üle puusa jalalööke, nii et natuke teine, aga mees oli siiski, kui me eksi, ta oli 0 rekordiga kickboksis. Kui me eksin, kirjutage palun kommentaaridesse. Aga Wonderboy, no viimasel pole minek nii hea olnud, aga kui vaadata tema üldist püstivõitlust ja ägedat stiili, praegu on küsimus, panna ta Volkanovski või Masvidaliga samale pulgale. No, paneme praegu Volkanovskiga, kuna ta Wonderboy jalalöögid on väga head, kätetehnika pigem lahja, nii et paneme ta siia tabeli keskmisesse. GSP, legend, Hall of Famer. GSP, no jällegi, sama nagu Volkanovski, ma arvan, Volkanovski on nagu mingi mõttes nagu koopia GSP-st, ehk siis George St. Pierre. Jah, ta pole ka otseselt nagu püstivõitleja, ta on ikkagi universaalne MMA võitleja, aga samuti ta suutis alati teha või seista siis oma ära heade püstivõitlejate vastu. Ma olen oskuste poolest ta samale pulgale, mis on Masvidal. Anderson, The Spider Silva, no muidugi, Silva on eliit püstivõitleja, kui vaata, mismoodi ta lõi mehi nokki, kui ta oli oma prime'is, kuidas ta lõi Vitor Belforti front kickiga nokki, kuidas ta Forrest Griffin, kui ma ei eksi, pani käed alla, põikas mingi 6 lööki ära, lõi Forrest Griffini nokki. Julm, kui Anderson Silva oli oma prime'is, siis on talle mitte keegi vastu, nii et minu jaoks Silva kindlasti, nii, siin, Silva Adesanya kindlasti samal tasemel. Järgmine, Conor the Notorious McGregor. No Conor, selle mõttes kõik, mis ta UFC-s tegi, see, kuidas ta Eddie Alvarez alandas puuris, kuidas ta Jose Aldo lõi 13 sekundiga nokki, kuidas ta Chad Mendese purustas. Muidugi kõik see, mis tuli peale Eddie Alvarez UFC-s, need kaotused, kõik muu, aga kui ta võitis Eddie Alvarez, tuli double champiks, siis ta läks ju ringi Floyd Mayweatheriga, parima poksijaga, keda me viimase 100 aasta jooksul näinud, ma arvan. Mees on 50-0, võitis kõiki, fightis kõigiga, nii et Conor pidas temaga vastu 8 raundi või 10 raundi, ehk siis nagu juba saavutus omaette tulla püsti võitluse taustaga ja minna teha sajandi parima poksijaga ja seista oma, nii et Conor kindlasti eliit striker, vaatas, kuidas ta UFC-s mehi purustas, siis, aga ärme pane päris ta sinna superisse veel, täitsa lagi, paneme John Jonesiga tama tasemele veel. Sugar Sean O'Malley, no, kui Sugar Sean oli tõusev täht UFC-s alguses, siis ta lõi ju igati pidi vendasi magama, no Luke KO'd, hüppega keerutades kõik, mis võimalik tuli. Mees sai oma siis esimese kuulsuse sai siis Dana White Contender Seriesis, kui ta lõi no Luke KO siis oma vastasele ja seda üritus kommenteerisid Uriah Faber ja Snoop Dogg ja kui Sugar Sean lõi vastase nokki, siis Snoop Dogg läks täiesti segaseks ja sealt läks nagu mees vairaliks, sai UFC lepingu ja lõpuks ka sai champiks, kaotas küll oma tiitli, aga varsti peaks tegema comebacki, nii et Sugar Sean oma siukse flashi strikinguga ja siukse ägeda liikumisega, ma panen ta Volgiga ja Wonderboyga samale tasemele. Piotr Jan, Piotr No Mercy Jan, väga clean striker. Kui vaatame Janni UFC-s väikeste kinnastega, ta on ühe parima kaitsega siis, püstivõitlus, just boksi kaitse, kuidas tema suudab väikeste kindlastega katta ennast kinni ja kaitsta ennast. Ja Janna on siuke, kui sa vaatad aga lapa videodel või trenniklippidest, ta on hästi puhta tehnikaga, väga puhtad käelöögid, väga puhtad jalalöögid. Et ta on
ta on tulnud üles boksi pealt ja nüüd muidugi Tais elades ja Tais treenis Tiger Muay Thais, siis ta on kogu oma püstivõistluse mängu väga palju arendanud, aga ka mees on muidugi väga jällegi universaalne MMA võitleja. Seega ma panen ta keskmikusse, panen siia sama Sugar Seani kõrvale, mehed ju konkurendid ka ja kõik tahaks näha seda rematchi uuesti, sest see oli väga napp võit Sugar Seanile. Järgmine endine siis lightweighti champion Charles the Bronx Oliveira. Champion has a name, Charles Oliveira. No Charles tegelikult ju Brasiilia shooterboxingust tuleb, on jiu-jitsu võitleja, kes on teinud endale päris hea Muay Thai, eks Thai boksi, just põlvelöögid on päris head, aga ka väga siuke emotsionaalne võitleja, eksib palju, jätab nad liiga avatuks, läheb liiga hoogu, seega paneme Charles Oliveira siia GSP kõrvale. Päris Tristus Duplessisi võitlustiil see ei ole. Aga Justin Gaethje siis järgmine veel. No Gaethje, selline ka väga emotsionaalne võitleja, viimasel ajal juba natuke targemaks läinud. Aga mis on Gaethje'l hea, on tema low kickid. Gaethje'l on väga head low kickid. Enne kui ta UFC-sse sai, ta lõpetas elamus fightid low kickidest. Nii et Gaethje Tristus tunneb väga üksinda seal, aga ärme päris Tristuse kõrvale pane ikkagi. Paneme tegelikult Tristuse kõrvale praegu, ta las ta olla siin. Muidu teeme liiga meie middleweight champile. Dustin Poirier, järgmine mees meil. No Dustin kõige rohkem sai tuntust, ma arvan, enda Conor McGregori fightidega. Dustin, head käed, väga hea boks, aga ei midagi väga erilist. Jalad pigem kehvapoolsed, boks hea, seega paneme ta Gaethje kõrvale praegu siia, juba hakkab tabel võtma ilmet meil. Järgmine Max the Blessed Holloway, Blessed Express, no muidugi Maxi viimane kõige suurem kaotas Topurjale, aga enne seda tegi julma lahingu Justin Gaethjega siis BMF tiitli peale ja muidugi legendaarne viimaste sekundite KO, kui näitas näpuga maha ja ütles let's go ja mehed hakkasid pängima, nii et lihtsalt selle pealt, et Holloway suudab nii jalgadega tööd teha, tal on väga head golfkikid, ta seedimisvõime on mega hea, tal on siuke ebastandardne kätetöö. Seega selle pealt paneme ta tabeli keskele, paneme siia Piotr Jani kõrvale. Järgmine, Cyril Gane, Elite Striker, Thai boksis 17 või 18-0 rekordiga läks üle MMA-sse. MMA-s väga liikuv, väga siuke, kui sa vaatad teda võitlemas, ta ei ole siuke traditsiooniline heavyweight, ta on väga liikuv, väga kerged löögid, jalad käivad igati pidi, et siuke heavyweight, keda me pole näinud niimoodi liikumas varem, nii et selle põhjal paneme ta rivaali John Jonesi kõrval, muidugi Jones purustas ta liiga ruttu, aga Cyril Gane kindlasti väga tugev püstivõitleja. Ja Jair Rodriguez. Jair on olnud siuke üles-alla, kui vaatame MMA karjääri, ta on olnud väga hea, siis kaotanud paar, jälle võitnud, jälle kaotanud siuke üles-alla viimasel ajal. Aga kui vaatame, mis ta tegi Josh Emmettile, kus ta peksis Josh Emmeti jalgadega läbi, siis siuke taekwondo, karate taustal, väga ägedad jalalöögid. Paneme ta Holloway kõrvale, neil oli omavahel korralik lahing. Jose Aldo, King of Rio. No, Jose Aldo, jällegi taiboksi taustaga. Meeletud jalalöögid, low kickid eriti. Mees on siiamaani aktiivne fighter, ma ei tea, ta on mingi 37 või 38, vahepeal juba lõpetas karjääri, tuli tagasi ja vahetus hoopis kaaluklassi, mis Aldo puhul on väga huvitav on see, et ta fightis kogu aeg featherweightis ja kõik ütlesid, et Aldo on nii suur, et ta ei suuda kaalu võtta, ta oli nagu raskused kaalu saamisega, siis ta läks eemale, tuli tagasi ja läks hoopis kaal allapoole, mitte kaal kõrgemale, mees muutis oma mingit dieeti ja suudab võtta nüüd veel rohkem kaalu kui enne võttis, mis on täiesti absurdne, aga Aldo fighterina rets paud ja see, kui te pole näinud, minge vaadake, kuidas Aldo purustas Uriah Faberi low kickidega,
Uraia oli peale seda nädalaid lihtsalt karkude peal, seda jalad olid täiesti sinised. Nii et Aldo, reits paud ja panen ta siia Cyril Gani kõrvale. Ilja Topuria. El Matador muutis oma nime siis legendiks, Ilja legend Topuria. No, kui vaadata Topuriat UFC-s, siis mees on väga huvitava stiiliga. Kogu rõhk on pandud käte tööle. Jalgu ta lööb ainult kalfkikki või siis spinning back kick õhtu. Ta ei löö ühtegi middle kicki, ühtegi high kicki, front kicki võib-olla. Olin ka üle-eelmine aasta Ilja Topuria saalis Hispaanias Clement Clubis, ka treeninglaagris. Sain ka sparrida Ilja Topuriaga 2,5 minutit. Päris vinge. Aga kuna raund sai läbi, mitte mind ei löödud nokki, jätke meelde. Aga Ilja Topuria siis trennis ka samamoodi, mees paneb ainult ühe jalakaitsme peale, et lööbki ainult kalpkiki parema jalaga, vasaku jala peale pane isegi jalakaitset, sest ta on nii keskendunud oma boksile, aga ta boks, kui sa vaatad lapatööd, trenniklippe ja kuidas ta fight'is on, vapustav kätetehnika, väga tugeva löögiga, ilus tehnika, väga liikuv just boksi mõttes. Ta ise ka öelnud, et nad vennaga võtsid suurt eeskuju Canelo Alvareselt, nii et Ilja Topuria minu jaoks, ma panen ta siia täitsa üles, lihtsalt sellepärast, et ta lööb järjest mehi, ta lõi Volkanovski nokki, ta lõi Hollovi nokki, see eneseusk, mis tal on, mees pani enne Volkanovski fighti Instagrami peosse endale, et ta on juba featherweight champion. See on next level visualiseerimine, nii et ta on seal otsas. Ja nüüd viimased 3 fighterid. No, Rafael Fiziev just sai kaotusi Justin Gage'i käest, pärast pikka pausi tuli tagasi vigastuspausilt. Rafael Fiziev, no siin pole küsimus ka. Ta peab olema siin punases lihtsalt sellepärast, et ta on nii julmeliselt hea püstivõitleja. Jällegi püstivõitlused taust tulnud Tai boksis, kui sa vaatad teda vanu klippe, kus Tais fightis. Julm tempo, julmad jalalöögid, väga hea kätetehnika ja UFC-s on mees sama tempot hoidnud, et väga terav püstivõitleja. Edson Barbosa, no Barbosa pole kunagi olnud tiitlifightis või ei ole olnud tiitlifightil lähedal, aga ta on kogu aeg siuke väga hea, kas mingis kohas gatekeeper või siis ongi see keskmik, aga Edson Barbosa, no võtke lahti open workoutid, kus mees lööb middle kick'e nagu püssilasud. Siin pole küsimus ka, Edson Barbosa kindlasti elite level püstivõitleja on ja läheb siia tippu. Ja viimane, Alex Pereira, Shama viimane mees veel, ma arvan, siin pole küsimus ka, et mees on täielik tipp, Glooris mitmekordne champion siis middleweightis, light heavyweightis ja nüüd UFC-s samamoodi oli middleweight champion, lõi Adesanya ära, siis küll kaotus Adesanyale, aga nüüd on middleweightis, just hiljuti kaotus oma tiitli, aga mees kogu aeg võistleb, on toonud selle kickboksi mentaliteedi endaga kaasa, et tahab olla aktiivne, ei taha istuda oma vööga kuskile kaitsta vööd, vaid tahab kogu aeg panna ennast proovile, ei karda võtta erinevaid väljakutseid vastu, kogu aeg valmis fightima. Ma ütlen, Pereira on nagu, ta on, kui ainuke asi nüüd, Pereira hakkab ennast aina rohkem avama, ta on sellelt teeb ka erinevaid YouTube'i videos ja asju, et me näeme, milline ta inimene on ja ta on inimesena lihtsalt, tundub olevat mega lahe inimene, kellega koos olla ja sportlasena ta on ilmselt eriline, väga eriline sportlane, nii et siin pole küsimus ka, Shama Pereira läheb siia tippu. Eks minu arvates nagu tipud püstivõitluses, mitte MMA-s, jätke meelde, on Israel Adesanya, Anderson Silva, legend, Ilja Topuria, kes läks nüüd just ülesse kaaluklassi võrra on lightweightis, nii et näeme, mis ta seal teeb, Rafael Fiziev, Edson Barbosa ja Shama Pereira, nii et see on minu tabel siis elite strikeritest. Jäta kommentaarist mulle info, mis sina arvad ja kas sa nõustud minuga. Ja näeme juba varsti Maiki TV. Pane like, pane subscribe ja aitäh teile!